Ta oli oma kogukonna üks südametest. Selline kohviku omanik, kes mäletas sinu nime, sinu tellimust ja tõenäoliselt ka seda, kuidas sulle kohv meeldib, ilma et peaks isegi küsima. Vaikses Connecticuti linnakeses, kus kõik tunnevad kõiki, rajas ta endale elu, mis põhines soojusel ja lähedusel. Fotodel on näha pühendunud ema ning tuttavat armastatud nägu üle kogu linna. See süüdeti põlema, et saada kiirabiabi. Selle all on 2 ohvrit. Aga nüüd on see armastav kohviku omanik seotud tragöödiaga. Ta on surnud ja väidetav tapja on vahi all. Ja vaid mõned kuud enne oma surma saatis ta välja hoiatuse, abipalve, mis tagantjärele tundub veeldi kõhedam. Me uurime juhtumit, mille esitab Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Carrie Stetson. Tundub, et ta oli just selline inimene, kes muudab väikelinnas elamise toredaks. Tal oli armas kohvik vaitses linnas. Sõbralik nägu, keda nägid, kui sisse astusid. Keegi, kellel oli alati sinu jaoks midagi head, olenemata sellest, milline päev sul oli. Carrie oli Winstatus, Connecticutis asuva Railway Cafe omanik. See on avatud hommiku ja lõunasöögiks tüüpilises Uus-Inglismaa väikelinnas, mis asub Berkshire'i mägede jalamil. Elanike arv on vaid 7700. Kui sa läksid Railway Cafeesse, leidsid sa sealt mitte ainult Carrie, vaid mõnda aega ka tema abikaasa Leoni. Siin on ta eelmise aasta 7. märtsil kohviku Facebooki lehel pealkirjaga Reedese eripakkumised. Astu läbi ja soovi suurele mehele palju õnne sünnipäevaks. Siin on see 2022. Aastal naerdes, kui ta proovib menüüs paari suppi, kasutades teemaviidet #hõberebane. Kodus tundub, et Carrie ja Leon kasvatasid üles 3 last. Siin on ta koos perega pildil ühe nende lapse lõpetamisel. Uhke hetk. Ja kui sa vaatad seda pilti, siis see pere näeb tõesti hea välja. Aga kulisside taga, eemal sotsiaalmeedia naeratustest ja menüüde maitsmisest, oli selle perega viimastel kuudel toimunud palju hirmutavat. Meil on kohtudokumendid, mis näitavad, et Leonil oli väidetavalt probleeme crack-kokaiiniga. Ja meil olev politsei raport on tugevalt tsenseeritud, kuid tundub, et üks tunnistaja ütles politseile, et Leoni ja Carrie vahel oli aastaid olnud tülisid. Ja väidetavalt oli see tüli põhjustatud narkootikumide tarvitamisest ja truudusetusest. See tunnistaja ütles ka, et tal oli alati tunne, et tapab. Leoni ja Carrie vaheline olukord muutus ilmselt nii halvaks, et selle aasta aprillis pöördus Carrie politsei poole. Carrie sai aprillis Leoni vastu lähenemiskeelu. Talle anti korraldus mitte Carriega ühendust võtta ning ta pidi tema kodust eemale hoidma. Couture Metses väidetakse, et 15. aprillil arreteeriti Leon avaliku korra rikkumise, lähenemiskeelu rikkumise ja teise astme kuritahtliku kahjustamise eest. Talle määrati $1000 suurune kautsjon ja ta maksis 7% sellest. See tähendab, et ta pidi vanglast välja saamiseks maksma $70. See juhtum on endiselt märgitud Connecticuti veebipõhistes kohturegistrites ootel olevaks. Nüüd, meie käsutuses olevas arreteerimisraportis väidab tunnistaja, et Leon ründas füüsiliselt ühte isikut, kelle nimi on eemaldatud, olles väidetavalt crack-kokaiini mõju all. Carriel oli lähenemiskeeld ja ta elas oma elu edasi, jätkas Railway Cafe juhtimist. Vähem kui 6 aega hiljem postitas Railway Cafe's selle pildi Carrie'st. Tal on endiselt see suurepärane naeratus, isegi kui ta oli just väidetavalt läbi elanud midagi nii traumeerivat, nagu oma abikaasa rünnaku ohvriks sattumine. Äga sellel pildil paistab ta õnnelik, kui ta tähistab emadepäeva koos oma lastega. On märgata, kui vaatate seda perepilti, et keegi on puudu teistelt perepiltidelt, mis meil varasematest aastatest on. Loomulikult räägime Leon Stetsonist. Nüüd, kahjuks oleme juhtum pärast juhtumit näinud, et lähenemiskeelud võivad pakkuda mingit juriidilist kaitset, kuid liiga tihti muutuvad need kõige olulisemal hetkel lihtsalt paberitükiks. Ta läks kiirabisse Northwest Medic 3. Saahe politseiga kokku. 2 inimest on maas. Mõlemad on kahtlustatavana kinni peetud. Mina pole ühegagi tegelenud. 2 inimest on maas. Usutakse, et tegemist on arreteerimisega. Sii vastus. See oli see kõne, mis anti hädaabiteenistustele, et nad kiirustaksid Carrie koju 8. juunil kell 21:41 õhtul.
olgu kutid, väga kiiresti. ärijuhtimine on niigi raske, aga miks teha seda veel raskemaks, kui teha asju käsitsi või kasutada 10 rakendusi, mis omavahel ei suhtle? Siin tulebki mängu meie sponsor Odoo. Odoo on kõik ühes ärijuhtimise platvorm, millel on täielik komplekt integreeritud rakendusi, mis ühendavad sujuvalt kõik sinu tegevused, alates müügist ja raamatupidamisest kuni tootmise ja isegi tarneteni. Odoo suudab automaatselt luua professionaalse ja stiilse välimusega müügitellimusi, arveid ja tarnijate arveid. Ja see suudab automaatselt määrata müügimeeskonnad, saata e-posti teel uuendusi iga müügietapi kohta ning kasutada isegi tehisintellekti aruannete koostamiseks, mis aitavad sul otsuseid langetada. Tootmise jaoks saavad nende rakendused sünkroonida laoseisu reaalajas tootmise ja ostu uuendustega, nii et sul ei saa kunagi kaupa otsa. Ja kui on aeg raamatupidamiseks, siis see on samuti täielikult automatiseeritud. Odoo suudab koostada arveid, jälgida kulusid ja isegi kokku võtta andmeid tehisintellekti abil, säästes sulle sadu tunde. Parim osa on see, et saad valida oma rakendused ja isegi luua kohandatud töövooge. Nii on kõik täielikult kohandatud sinu ettevõtte vajadustele. Viige oma ettevõtte järgmisele tasemele, konsulteerides juba täna tasuta Odoo eksperdiga aadressil odoo.com/odoo.com/OTC. See on video sündmuskohast järgmisel päeval, nagu teatas VVTNH, endiselt kuriteopaik, endiselt lindiga piiratud, kuna politsei jätkas uurimist. Ja kui nad majja sisenesid, avastasid nad seest verd. Kohalik politsei ülem ütles, et üks pereliige püüdis Kerriga ühendust saada ja kui nad temast tundide kaupa midagi ei kuulnud, läksid nad tema majja. Nad läksid majja sisse ja nägid, et verejäljed viisid vannitoast magamistuppa. Sellel hetkel astusid nad majast välja ja kutsusid politsei. 6-2, kiire reageerimine, üks patsient, kellel teatati varasest hingamisest. Nüüd politseinike sõnul sisenesid nad majja ja leidsid verd ülemise korruse vannitoa kraanikausis. Seejärel, kui nad sisenesid magamistuppa, tegid nad kohutava avastuse. Täpne kirjeldus on meie käsutuses olevas politseiraportis eemaldatud. Aga politsei sõnul Kerri ei hinganud. Teda oli mitu korda kaela ja kerre pussitatud. Leon oli samuti majas sees ja ka temal olid vigastused. Politsei sõnul ta tuli teadvusele ja kaotas selle taas ja nad kiirustasid temaga haiglasse. Ta pandi helikopterile ja lennutati kriitilises seisundis noahaavaga Hartfordi. Järgmisel päeval teatas politsei, et nad said teada, et Leon on elus ja mitte ainult, ta oli ka teadvusel. See on tema arreteerimisfoto Connecticuti osariigi politsei andmetel tema haiglavoodist. Politseile öeldi, et enne nende haiglasse jõudmist oli Leon väidetavalt juba parasjagu ülestunnistust kirjutamas. Politsei ei avalikusta praegu üksikasju selle kohta, mida Leon ütles juhtunu kohta, kuid ta ütles politseile, et üritas pärast väidetavat Kerri tapmist endalt elu võtta. Oma uurimises ütleb politsei, et Kerri kodus ei olnud sissemurdmise jälgi. Politsei sõnul leiti ka Leoni auto mitte väga kaugel majast. Politsei vaatas üle valvekaamerad ja suutis nende abil kokku panna väidetava sündmuste ajajoone. Nad ütlevad, et Leoni auto saabus väidetavalt sel päeval veidi enne kella 2 pärastlõunal piirkonda. Nende kehad leiti alles kell 9:41 õhtul. Leon postitas väidetavalt sotsiaalmeediasse muret tekitavaid postitusi päevadel ja tegelikult ka minutitel enne seda, mis väidetavalt Kerri majas juhtus. Politsei on selle osa politsei raportist, mis meil on, varjanud. Aga ilmselt on olemas üks märkimisväärne sõnum, mille ta saatis kellelegi Facebookis vahetult enne seda, kui ta samal päeval kell 13:52 Kerri majja jõudis. Ja eelmisel päeval ütles üks tunnistaja, et ta tegi muret tekitava postituse Facebookis, kuid me ei tea täpselt, mida ta selles postituses ütles. Mis puudutab mõrvarelva, siis näib, et Leon ütles politseile, et ta ei toonud seda endaga Kerri majja kaasa, kuid ta võis kasutada midagi, mida Kerri kasutab oma kunstiteoste jaoks. Leonel ja Kariel oli 3 last, vähemalt nii palju on näha sotsiaalmeedias, ja tundub, et üks neist postitas järgmist. Sa ei suuda ette kujutada, mida üks perekond praegu läbi elab. Need 3 last, mida nad praegu läbi elavad. Nende ema on surnud ja isa seisab silmitsi väga tõsiste süüdistustega. Tundub, et peres oli 3 last. Üks neist postitas pärast Leoni arreteerimist sotsiaalmeediasse järgmise sõnumi. Tsitaat. 8. juunil võttis meie enda isa meilt, minu õdedelt vendadelt, meie perelt ja minult. Külmavereliselt kõik, mida me kunagi oleme teadnud ja armastanud. Kaotasime oma parima sõbra,
oma päikesekiire, oma soojuse, oma turvalise koha, oma kodu, oma ülemuse, oma mentori ja oma isikliku Martha Stewarti. ta on kõik see, mis on teinud minu elust selle, mis see täna on. ta töötas väsimatult, et muuta iga päev eriliseks iga inimese jaoks, kellega ta kohtus. tal oli oskus panna inimesed tundma enda armastatuna, teretulnuna ja hoituna, olenemata sellest, kes nad olid. ta on põimunud igasse minu elu ossa ja igasse mälestusse, mida ma endas kannan. tema kaotust on võimatu sõnadesse panna, kuid ühel päeval proovin ma õiged sõnad leida. minu ema sarnast inimest ei tule enam kunagi. ma ei armasta kunagi kedagi nii, nagu ma armastasin oma ema. ma igatsen oma ema ja tema suurt nakkavat naeratust igavesti. Instagrami kasutatakse selleks, et näidata inimestele ainult seda, mida sa tahad, et nad näeksid. Aga see on ehe ja see on nüüd meie reaalsus. Koduvägivald ei ole alati väljaspoolt vaadates ilmne. Mõnikord on kõige suuremas ohus just need inimesed, kes püüavad kõigile tõestada, et kõik on korras. Ja mõnikord on kõige haigemad inimesed, keda sa tead, nii head näitlejad, et sa usud, et nad ei suudaks kunagi oma enda lastelt midagi nii olulist ära võtta. Leon Stetsonile on nüüd esitatud süüdistus mõrvas, sissetungis koju ja lähenemiskeelu rikkumises. Carrie Laste jaoks loodud GoFundMe on kogunud umbes $100,000. mis puudutab tema restorani, kohta, kus Carrie pani nii paljud inimesed enda armastatuna tundma ja kus ta kohtas Northwestern Connecticuti läbijaid naeratusega. Railway Cafe. Facebookis postitati, tsiteerin. Tahame tänada kõiki selle uskumatult suure armastuse, toetuse ja lahkuse eest, mida meie pere on viimastel päevadel saanud. see on meie jaoks tähendanud rohkem, kui sõnad suudavad väljendada. Samuti tahame selgitada mõningaid valearusaamu, mida oleme näinud. Railway Cafe ei sulge jäädavalt uksi. See kohvik oli ema kirg ja see on olnud meie pereelus suur osa juba palju aastaid. Kui võtame veidi aega, et ees ootavate päevadega toime tulla, on meie plaan taas avada kohvik ja jätkata selle kogukonna teenindamist, keda ema nii väga armastas. Aitäh, et olete meiega, toetate meid ja aitate meil tema mälestust austada. Ootame teid peagi taas näha. Enne kui jõuame oma külaliseni ja hakkame sellest juhtumist ning võimalikest järgmistest sammudest rääkima, tahan selgelt öelda, et kui sina või keegi, keda tead, vajab abi, võid pöörduda perevägivalla abitelefoni poole. Number 1. 1-800-799-SAFE ehk 7233. Samuti võid saata sõnumi start numbrile 88788. See on saadaval ööpäevaringselt 7 päeva nädalas. Süveneme sellesse juhtumisse koos Sunny Slaughteri, õiguskaitseõpetaja ja vandekohtu konsultandiga. Alati on tore siin siin. Law and crime'is näha, eriti kui on vaja mõista selliseid juhtumeid. Ja kahjuks oleme näinud perevägivalla juhtumeid nagu see, kus tundub, et ohver tegi kõik õigesti, nii nagu peakski tegema. Ja ma ei tea, mida sellistes olukordades peaks tegema, aga tema sai lähenemiskeelu ja ometi juhtus see väidetavalt ikkagi. Ma tean, et sa lugesid ka politsei raporti läbi. Mis sulle selle juures kõige rohkem silma jäi? Et tegi kõik, mida ta pidi tegema. Ja tead, me omavahel räägime, et perevägivald ei ole sageli pidev kriis, vaid pigem olukorrast tingitud. Ja ma arvan, et just siin inimesed kipuvad mõtlema, et perevägivald tähendab, et iga sekund, iga hetk on halb ja häid aegu polegi. Aga tegelikult need on olukorrad ja võimalused, kus raev, viha ja pahameel saavad sellise jõhkra mõrva katalüsaatoriks. Aga selles juhtumis Carrie Stetson, kes oli selle juhtumi ohver, tundis seda. Ta teadis, et midagi on valesti. Ta teadis, ma ei tea, kui mitu aastat nende suhe selline oli, aga ta teadis, et ta peab mõned asjad dokumenteerima ja muutuse tegema, et oma elu päästa. Ta tegi kõiki neid õigeid asju, mida me inimestele soovitame. On olemas protsess, mida õiguskaitseorganid, ohvriabiteenuste pakkujad, teised ning isegi kohtud soovitavad ohvriteres järgida turvalisuse huvides, sest lahkumine on kõige ohtlikum aeg. Ta tegi kõike seda. Ja mis mulle silma jäi, oli see, et ta tappis ta ikkagi tahtlikult, nagu ta ise üles tunnistas. Ta tõesti tegi seda, tead, ja kui mõelda, siis politsei sõnul ta lihtsalt sõitis tema maja juurde. Ja mina mõtlen temast kui kellestki, tead, ja nüüd näed inimesi teda ja tema mälestust austamas. Ja ta omas seda kohvikut ning tead, see oli ilus väike linnake Connecticutis.
ja ta oli tõeline kogukonna tugisammas. ja ma arvan, et osa sellest on ka see, et okei, ta saab selle lähenemiskeelu, aga samal ajal tekib küsimus, mida peaks perevägivalla ohver tegema. Ta on siin linnas oma töö tõttu justkui avaliku elu tegelane. Nii et inimesed teavad, kus ta viibib. Tema abikaasa teab, kus ta viibib ja kus ta töötab, sest tundub, et ta oli selle restorani püsikülastaja mingi aja jooksul. Ta teab, kus ta elab. Jah, tead ja tundub, et ta elas üksi. Ja see ongi nii. Sa vaatad seda ja mõtled, mida veel saab keegi nagu Carrie Stetson sellises olukorras teha? Tead, ma olen alati öelnud ja ma olin mitte ainult, ma juhtisin ka perevägivalla organisatsiooni varem Alabama Silent Witness Initiative'i osariigi koordinaator. Ja mida sa ütled on see, et sa ütled inimestele, et nad koostaksid turvaplaani. Ja ma olen käinud haiglas koos inimestega, kes on olnud EMOs ning arstid ja õed on mulle helistanud, kas sa saad tulla ja rääkida. Ja ma olen neid vestlusi pidanud teistmoodi kui mõni organisatsioon, sest mina räägin inimesega üks ühele ja ma ei ütle neile, et vaata, võta oma asjad, võta lapsed, kui sul on lapsed ja lahku kohe. Sest enamasti peavad inimesed lahkumist hoolikalt planeerima ja olema väga strateegilised. Nii et minu esimene soovitus oleks olnud talle öelda, et ta teeks kõik need asjad, mida ta ilmselt ka tegi. Et ta räägiks inimestega enda ümber, mida ta ka tegi, sest ilmselt oli see teada, et ta kartis ja et ta läheks ning taotleks lähenemiskeeldu. Aga ta tegi seda kõike ja nagu sa ütlesid, tal oli oma ettevõte. Nii et see ei olnud selline naine ja me alati ja naine või inimene ja ma pean selgelt ütlema, et inimene, kes on ohver, see ei olnud inimene, kes oleks ohvrina varjupaika läinud. Olgu, me alati arvame, et kui nad lähevad varjupaika ja saavad neid teenuseid, siis on nad turvalisemad, aga see ei pruugi nii olla. Ta oli ema, tütar, ettevõtte omanik. Ta ei saanud lihtsalt oma ettevõtet sinna paika jätta, kõik maha jätta ja sinna enam mitte kunagi tagasi minna. Ta tegi kõik, mida ta pidi tegema. Ta täitis tellimuse. Olen kindel, et ta oli väga ettevaatlik. Aga kui sul on tegemist kiskjaga, ja seda ma ütlengi, Leon Stetson oli kiskja, kes oli otsustanud teda ahistada, jälikada ja lõpuks tahtlikult mõrvata. Minu arvates sa võid võtta kõik võimalikud ettevaatusabinõud, kui keegi on nii otsusekindel. Kui sa ei näe neid tulemas, näiteks hirmu või viha tõttu, ja ta läks tema koju, ta teadis, kus ta oli. Sa ei pruugi kohe aru saada, ta võis ukse avada isegi teadmata, et see oli tema. Ta võis lihtsalt sisse minna. Ja ma ütlen tema, aga ka teised inimesed teevad seda. On lihtsalt raske välja mõelda, mida veel saaksime teha, et inimesed saaksid end kaitsta, kui nad on juba kõik endast oleneva teinud. Raudteekohvik oli linnas. Inimesed, see oli tema ettevõtte nimi, tema kohvik. Seda kutsuti raudteekohvikuks. See on tore väike kogukond, hästi tuntud, armastatud ja kindlalt välja kujunenud. Ja ta ei suutnud ikkagi turvaliselt püsida. Meil on isegi olnud inimesi ja ma olen kindel, et sa tead seda, ma ei tea, kas me oleme sellest rääkinud, keda on kohtumajas mõrvatud. Jah, on olnud juhtumeid, kus inimesed lähevad kohtumaja parklas tülli. Selle aasta alguses oli Indianapolisest üks juhtum, mis kahjuks lõppes naise mõrvaga. Ja ma arvan, et see oli umbes päev enne seda, kui ta sattus oma väidetava tapjaga, kes oli tema abikaasa, kohtumaja parklas tülli. Ja lihtsalt neid hetki on nii palju. Mul on tunne, et me vaatame neid tagantjärele. Ja see ongi see, et kuidas see võimalik oli. Kuidas ei tehtud rohkem nende inimeste kaitsmiseks. Ja Carrie Stetsoni tütre poolt sotsiaalmeediasse pandud lause võttis minu arvates väga hästi kokku paljud neist juhtumitest, millest me kahjuks räägime. Ta ütles, et Instagrami kasutatakse selleks, et näidata inimestele ainult seda, mida sa tahad, et nad näeksid. Aga see siin on toores ja see on nüüd meie reaalsus. Koduvägivald ei ole alati väljaspoolt vaadates ilmne. Mõnikord on kõige suuremas ohus just need inimesed, kes püüavad kõigile tõestada, et kõik on korras.
ja mõnikord on kõige haigemad inimesed sinu ümber nii head näitlejad, et sa usud, et nad ei suudaks kunagi oma enda lastelt midagi nii olulist ära võtta. Ja kui sa vaatad Leon Stetsonit nendel Facebooki piltidel, siis ta naeratab, joob margaritat, proovib suppe ja sa lihtsalt mõtled, siin on lõpetamispildid ja saad aru, et sotsiaalmeedia, nagu me kõik teame, näitab ainult pealispinda. Aga selle juhtumi juures on nii palju asju. Isegi nende ohumärkide puhul, mis tal väidetavalt olid, kus väidetakse, et ta oli sõltuvuses crack kokaiinist, olevat olnud truudusetus, minevikus. Nagu ikkagi tundub, et keegi poleks osanud ette näha, et midagi sellist oleks võinud juhtuda. Täpselt. Ja ma ei tea, kas meil on mingeid märke. Tead, kui ma temast siin ja sinu saates postitasin, ütles keegi, et nad oleksid võinud talle jalavõru panna. Jalavõru oleks näidanud, et ta oli mingis asukohas. Aga asukoha kinnitamine ja õigel ajal õiguskaitseorganite kohale saatmine ei ole alati sama, mis kiskja peatamine tegemas seda, mida ta on otsustanud teha. Ja Kärik tütarde sõnad on nii sügavad, sest need on toored ja ausad. Ja nagu sa ütlesid, tegelikkus on see, et sotsiaalmeedias näevad inimesed seda, mida nad tahavad näha. Ja inimene, see mõrvar, väidetav mõrvar, Leon Stetson, tappis oma naise, kes oli hästi tuntud. Nii et ta tegi seda ja siis tunnistas selle üles, teades, et ta ei pääse sellest puhtalt. Ja see näitab, kui otsusekindel ta oli. Kui vähe ta hoolis mitte ainult Carrist, vaid isegi iseendast, oma lapsest. Ükski neist asjadest ei olnud oluline. Aga mida meie saame teha? Me võime jätkuvalt öelda inimestele, ohvritele ja ellujäänutele, et nad järgiksid protsessi, teeksid kõike, mida neil on vaja teha, et end turvaliselt hoida ja loodaksid, et seda ei juhtu. Aga kahjuks juhtub see jälle. Me oleme siin jälle tagasi, sest pole olemas täiuslikku viisi, kuidas kindlaks teha, millal ja kuidas keegi nagu tema selle viimase teo sooritab. Ja see on nagu, kui sa mõtled isegi selle pahklu jälgimisseadme peale. Mul tuleb meelde lugu, mida me praegu jälgime, mehest nimega Lee Gilly, keda süüdistatakse oma naise tapmises Houstonis. Ta on kautsjoni vastu vabaduses. Tal on pahklu jälgimisseade. Ta lõikab selle ära. Nad ei saanud isegi enne esmaspäeva aru, et ta oli seda teinud. Ja praegu on ta Itaalias, sest ta põgenes üle Atlandi ookeani. Ja see pahklu jälgimisseade ei aita paljudel juhtudel enne, kui on juba hilja. Ja meil on kogu aeg selliseid hetki, kus lähenemiskeeld on vaid paberitükk, kui väidetav tapja on otsustanud teha seda, milles Leon Stetsonit süüdistatakse. Jah, aprillis süüdistati teda Carrie Stetsoni füüsilises ründamises ja sellest tuleneski see lähenemiskeeld. Selles asjas on tal endiselt süüdistused üleval. Tema couchen oli $1000 ja ta maksis sellest 7%. See on $70 ja ta sai välja. Ja see on üks neist asjadest, kus võrreldes mõrvaga on selge, et kui kõik see vastab tõele, siis ta ei pääse enam kunagi välja. Aga kuidas sa näed seda erinevates osariikides, kus sa töötad? Sest kaution võib olla, ma tean, see on kriminaalõiguse reform. Ja paljudes juhtumites räägitakse kautsioonist ja sellest, kuidas see võib olla kuritegudes süüdistatavatele inimestele väga ebaõiglane. Ma arvan, et selles olukorras vaatad Leon Stetsonit ja mõtled, miks see mees üldse välja lasti. Täpselt. $70 pärast seda, kui ta oli väidetavalt naist füüsiliselt rünnanud. Ja me näeme neid juhtumeid nii palju, kus lähenemiskeelud lihtsalt ei toimi. Ja $70 ei ole isegi see 10%, mida tavaliselt nõutakse, sest tavaliselt on see 10% inimese kautsionist. Ma arvan, et perevägivalla juhtumites on neid nii palju, ma lihtsalt ei usu, et see kautsion või isegi kautsioni võimalus on õige. Paljudes neist juhtumitest, kus me teame, et käitumine on tahtlik ja eriti ränk, et inimesed saavad kautsioni maksta, välja pääseda ja elada vabalt kuni kohtuasjani, ilma et nad peaksid tegelikke tagajärgi kannatama. Pahklumonitorid. Me oleme liiga palju kordi näinud, kui tihti need pahklumonitorid kinni jäävad. Või mis veel hullem, nagu sina ja mina teame, mis tegelikult juhtub. Nad lõikavad pahklumonitori ära või ei tea keegi isegi, et inimene on kadunud, sest keegi ei jälgi pahklumonitori ettevõtte poolt. Ja nad lihtsalt teevad siin, mida tahavad, ning tulevad tagasi. Ma mõtlen, ma lihtsalt ei tea, kas meil on üldse mingeid tõelisi lahendusi.
ja eriti just selle juhtumi puhul, kuidas ta sai nii teha. Ja ma olen kindel, et see ei ole esimene kord, kui ta tema vastu vägivaldne oli. See on lihtsalt esimene kord, kui tal sai mõõt täis. Ja tavaliselt nii juhtubki. See ei ole tavaliselt esimene füüsiline vahejuhtum, mis paneb kedagi kaitsva lähenemiskeelu taotlust esitama, vaid see on tavaliselt viimane juhtum, kus neil saab mõõt täis ja nad ütlevad, et aitab. Ja mina seda enam ei tee. Ja kui see ongi esimene kord, siis nad tahavad, et see jääks viimaseks korraks. Ta suri lihtsalt mõttetult. Ta tõesti suri. Ja tead, kui vaadata seda, mida praegu väidetakse, siis lihtsalt selle põhjal, tead, see politsei raport oli suures osas varjatud. Nii et seal on palju sõna, otseses mõttes tühje kohti, mida me peame täitma, jah? Kui sa seda läbi vaatad. Aga mulle jääb silma see, mida politsei ütleb juhtunu kohta. Ei ole mingeid märke sissemurdmisest. Nii et sa mõtled, kas äkki oli uks lahti või ta läks lihtsalt sisse. See juhtus umbes kella 2 paiku pärastlõunal. Ta jõudis Carrie Stetsoni naabruskonda. Ja pärast seda näib politsei raporti põhjal, et ta ütleb, et kasutas mingit tööriista, mida ta kasutab kunstitöödeks. Nii et ilmselt ei toonud ta endaga väidetavat relva kaasa. Aga kuidas see siis mõjutab olukorda? Ja kui ta on sellele ka üles tunnistanud, kui palju see üldse enam loeb praeguses olukorras? Sest ta läheb niikuinii eluks ajaks vangi. Jah, ma usun, et ta on ka 70-ndates. Ja nii paljudes neist juhtumitest näeme ikka ja jälle, et hoiatusmärgid olid juba varem olemas. Ja isegi kui ta oli narkootikumidest sõltuvuses, tead, Connecticut ei ole osariik, kus on surmanuhtlus. Ja see ei ole mingi surmanuhtluse arutelu. Aga sa lihtsalt mõtled, et mis on selle asja järgmine samm õigusprotsessis, teades, milline tulemus tõenäoliselt tuleb. Arvestades fakti, et ta on üles tunnistanud selle, mida ta väidetavalt Carrie Stetsonile tegi. Ma lihtsalt arvan, et ma ei usu, et me võtame neid asju piisavalt tõsiselt. Või et mõned kohtud võtavad neid piisavalt tõsiselt. Ja vaata, ma olin kunagi Ameerika Ühendriikide inimõiguste võrgustiku liige. Ma hoolin protsessidest ja sellest, et ka inimestel, keda pole süüdi mõistetud, oleksid teatud, neil oleksid põhiseaduslikud õigused. Ja me peame sellest aru saama. Aga mõnel juhul ma ei ütle, et me peaksime nende põhiseaduslikke õigusi eirama, kuid meil peavad olema muud meetmed, et tagada, et need isikud ei saaks toime panna selliseid kuritegusid, nagu tema tegi. Ta oli temast vanem, ma arvan, umbes 10 või 12 aastat. Jah, ma olen sellest kuulnud. Jah, ma ei ole kindel. Nii et, mida tal oli kaotada? Ta oli väidetavalt narkootikumide mõju all. Ta oli narkootikumide mõju all. Ta oli taotlenud lähenemiskeeldu. Ma olen kindel, et ta andis restorani töötajatele ja ümbruskonna inimestele teada, et tema sinna tulla ei tohi. Nii et ta läks tema koju. Nüüd, mida me ei tea, sest politsei raport oli nii ulatuslikult varjatud. Kas ta koputas uksele? Kas ta lasi ta sisse teadmata, kes see oli? Või nagu sa ütlesid, kas ta jättis ukse lahti? Ma lihtsalt ei usu, et ta oleks ukse lahti jätnud, aga võib-olla ta koputas uksele. Ta ei saanud aru, kes see oli, mõeldes, et loomulikult ta ju ei tuleks tema koju. Ja toimub lausa päevavalges ning ta tapab ta. Me peame ikkagi järgima protsessi. Me peame ikkagi tagama, et inimesed oleksid teadlikud, et nad peavad end turvaliselt hoidma. Kuid sellise juhtumi puhul tuleb olla veelgi ettevaatlikum. Jah, see on lihtsalt, tead, ja nagu sa ütlesid, kahjuks peame me ilmselt veel kord rääkima mõnest sarnasest juhtumist. Ja nii see ongi. Ma näen seda ka kommentaarides. Ja tihti, kui ma neid lugusid vaatan, tunnen ma ise ka, et vahel tundub nagu kohus püüaks rohkem kaitsta süüdistatavat kui ohvrit. Ja ma tean, et ilmselt on inimesi, näiteks kaitseadvokaate, keda me võiksime siia kutsuda ja kes sellele vastu vaidlevad. Aga ma arvan, et see on üks neist juhtumitest, kus sa tõesti hakkad mõtlema selle üle. Lihtsalt kohutav juhtum Connecticuti osariigist. Sunny Slaughter, õiguskaitsekoolitaja, vandekohtu konsultant. Alati on hea meel sind Law and Crime saates näha. Aitäh, et meiega olid. Aitäh, et mind kutsusite. See oli kõik Law and Crime'i poolt esitatud juhtumist. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ja nüüd oleme ka Peacock'is saadaval. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.